Nii, Villu, mida sina vaatad? Ma jõhker karamelli lõhn on üleval, siis ma korra vaatan, mis meil siin laua peal on. Ühesõnaga, me oleme jõudnud toidutesti juurde ja kuna on suvine aeg ja inimesed pigem armastavad jääkohvi vist. Ma ei tea, kuidas kohvikutes oled. Jääkohvi kindlasti läheb päris palju, ja. No võt, ja sellepärast mina vaatasin, et poodides on ka päris palju erinevaid jääkohvisid müügil, erinevate maitsetega ja mina võtsin seekord testimisse karamelliga jääkohvid. Need on olnud nüüd külmkapis, ma loodan, et nad on piisavalt jahedad. Kui ei ole, siis mõtle see külm maitse juurde. Nii et alustame, hindame, ma ei tea, proovime ja siis paneme paremusjärjestiku kokku. Kas ise jääkohvi jood? Mitte väga palju. Ja. Liiga magus, igav? Ei, mitte seda, selles mõttes, et kuidas me nagu jääkohvi joome ongi see, et me lihtsalt paneme selle jääpiima ja espresso, et sinna nagu tavaliselt mingit magustajat juurde ei pane. Et ta olekski nagu natuke mõru ja külm, aga siin on nüüd palju magusat, ma arvan. Nii, et saad aastase laksu kätte. Alustame otsast. Nii, palun. Aitäh, nii. See lõhnab nagu kook. No, ta on selles mõttes karamelline ja mingisugused kerged vürtsid ja... Ma ei oskagi öelda. See on nagu suhkur, kuhu on pandud kohvi natukene. Nõus. Ta võiks vist ikkagi külmem olla natukene, jah, et mõttegi jääkuubik oleks sees, aga ta on üsna magus. Karamelline. Äkki kui... Jah, aga natuke ka kohvi. Kõik on ära öeldud. Pigem nagu selline... ütle nüüd midagi. Ma ütlen, mina olen nagu... Siin kohtuniku rollis ma olen pigem nagu siuke Koit Toome kui Mihkel Raud, vaata, et ikkagi kõik on ju tegelikult nagu okei, et vahepeal oli küll kõik nagu täitsa halvasti, aga ikkagi lõpus on ju hästi. Tead, mulle meeldib selle lõhn ja ma kujutan ette, kui mul oleks kõht väga tühi ja siis ma saaks selle suhkrulaksu kätte, siis mul oleks kõht lõpuks täis. Et sa jood selle ära. Ütleme niimoodi, et võib-olla esimesega on raske, sest ei ole mingit referentspunkti, eks ju. Aga on ühesõnaga karamelli maitset on tunda. Aga kusjuures see ei ole väga tehislik maitse siin. Ei ole, on ju? Okay. Selles mõttes on ju väga okei. I'll give you that, et see on nagu väga hea point. Et ei ole nagu mingit suhkruasendaja maitset ja seda karamelli ei ole ka mingit kahtlast maitset ei löö välja. Selles mõttes on nagu aus. See on nagu hästi. Nii, ja see on, kotimaista. Ehk siis selline. See on siis mingi Prisma bränd põhimõtteliselt. Täpselt nii ongi. Ma Prismas selle leidsin. Koobi bränd siis. Ja võib ka nii öelda nüüd, jah. Et jah, ühesõnaga selline jook ta on. Oota, las ma mõtlen, palju siin suhkrut on. Kas ta on, võib ka olla ta on laktoosivaba kusjuures. Ja suhkrut on 7,6 grammi. Me testisime eelmises podcastis neid rabarberi limonaade ja osadel oli sama kogus seda suhkrut sees 100 milliliitri kohta. Ja siis, las ma vaatan hästi kiiresti laktoosivaba. Kofeiini sisaldus on 31 milligrammi. 100 milliliitri kohta. Just täpselt. Ja koostisosad on vesi, rasvavaba, piimapulber, suhkur, koor, kohviekstrakt ja siis maitseained. Selline asi. Nii, aga võtame järgmise, siis me saame rohkem hinnata. Nii. See on nagu natuke kangem, tundub. See on vähem magusam. Ja see on kõvasti kreemisem. Tal on siuke teatud mingi kreemisus. Et see mouthfeel on siuke nagu paksem. Kas siis on nagu rasvasisaldust rohkem või midagi on temaga tehtud? Sobib küll hindama ja ma olen täitsa nõus. See on, ma paneks selle praegu esimeseks. Ei paneks sa või? No ma olen see Koit Toome jälle natuke aga siin ei ole nii palju seda karamelli. Ta on kangem, ütleme niimoodi, et ta on kangem. Karamelli lõhn on olemas, aga seda maitset ei tule nii palju välja.
see tahaks suitsu kõrvale teha. Ei no, ta on siuke kangem, ma arvan, jääga on ta kõvasti parem. Aga ja, ta on tummisem. Aga sa tahaks kuhu panna selle nüüd esimeseks või teiseks? Mulle tundus see esimene natuke magus. Ja, ma võib-olla panen ka ta siis praegu nagu esimeseks järjekorras. Nagu koos panema. Et nagu meil on ühine. Ei tohi nagu olla erine, okei. Me peame nagu kompromissile. Issand jumal, see on ju raske. Sa ei ole seda podcasti vist kuulanud, ma vaatan nii. Aga võtame, see on Segafredo selline. No võt, näe, Dark Roast, et... Ja, on tunda, on ju. Ja neid oli minust hästi palju erinevate maitsetega. Ja see on nüüd vähese laktoosi sisaldusega. Ühesõnaga, jah, täpselt. Siin on piima 75%. Vesi, suhkur, vedel, kohvi, kontsentraat. No, sa vaatad mulle nagu otsa, et palun seleta. Ja. ega see, ma tõesti nüüd nende suurte ettevõtete nagu seda tööprotsessi ei tea. Aga ma ütlen niimoodi, et see nagu suures plaanis ei erine väga palju sellest retseptist, mis ma andsin, et eks ju, et see kohvi kontsentraat lihtsalt on väga palju kontsentreeritum variant, mida sa saad siis kogu aeg nagu essentsina kasutada. Kas see on nüüd tehtud mingi lahustuvast kohvist või ütleme niimoodi, et see juba sõltub natuke nendest ettevõtete. Okei, ja siin oli, mis me nüüd proovisime, oli 7 grammi suhkrut. Ehk siis nõksa vähem, aga ma arvasin, et on rohkem vähem, aga võib-olla see, et see kohv on kangem. Kohv on kangem ja see kreemisus nagu peidab ka ära seda. Ja, proovime järgmise. Nii. Polegi võrreldes teistega nii palju nagu mingit lõhna. Ei ole, aga väga magus. Vaat see on täpselt siuke, keegi on kuskil... Kui suhkur ja viim kokku saad. Ja täpselt nagu hotellis teinud endale hommiku kohvi ja siis jätnud selle tilga järgi ja siis koristaja tuleb joob ära. Et no täpselt, jah. See lõpp on see, jah. Või kui lasteaias, ma mäletan, ma käisin lasteaias veel siis, kui anti hommikul kohvi. Seda mingit viljakohvi, eks ju. Siis see meenutab, kas on ta siuke. Nostalgia. Ta on niisugune karm. Ta on päris, jah. Paneme kolmandaks praegu. Paneme ta praegu siia kolmandaks, jah. Ja see on täitsa huvitav. Starbucksi oma. No näed, nii on. Läheb siia, aga siin on kohe kõrs juures, kui tahad. Liiga palju suhkrut tarbida. Nii, järgmine tundub heledam kui kõik ülejäänud. On ju? Jah. Ja lõhn on jälle kõigist kolmest siia maitstud on nagu erinev. On jah. Pigem nagu mahedam. Minu arust see esimene, mis me proovisime, see kodimaiste oma, tal oli nagu kohe tuli selline koogilõhn tuli ninna. No siin, ma ei tea, kas sa oled maitsnud. Kui sa maitsed, siis see karamell, see hüppab sulle nagu, vaata, ta on nagu siuke... Oi, see on nagu magustoit. Ta on nagu vaata iiris, kui... täpselt siuke. Issand, see oleks nagu magustoit, see oleks nagu mingi piimakokteil. Kui sa kujutad nüüd siia mingi natuke volli sisse, siis ta ongi nagu mingi siuke liköörilaadne asi. Issand, see oleks päris hea niimoodi ju. Ei ole üldse paha. No võt, no. Aga kas ta piimakohvi või selle jääkohvi alla läheb? Maitselt on väga hea. Aga ta on nagu magustoit. Ta on, selles mõttes kohvivärk on siuke. Ma ei tea, laua peal ta on, hästi ta maitseb. Maitseb hästi. Mis me paneme? Võttes arvest, et ma ei ole teistest nii palju lonkse võtnud kui sellest, siis ma panen... Ma tahtsin öelda just, et ma jooks selle isegi lõpuni. Need paneme praegu esimeseks. Ossa poiss, mis asi see nüüd on? Fretsa. See on siis see. Ja tead, seal oli, on ta Fretsa, on ju? See on nüüd karamelliga, aga seal oli ka mündimaitsega. Ja see ahvatles mind väga palju, aga kuna teised tootjatel ei ole selle maitselist, siis ma võtsin ikkagist karamelliga. Siin on ka nüüd siis laktoosivaba piim ja mis teeb selle joogi laktoosivabaks täitsa. Ja siin on siis nüüd kohvi, on kirjutatud, et siin on espresso kohvi. Nii et 5,3%. Ma ei tea, see igatahes tundus väga mõnus. Väga mõnus. Aga palju selle suhkrut on selle Fretsal? 7,9. 7,9, sest ma vaatan see Starbucks, mis me eelnevalt
proovisime. Sellel on 8,7 ehk siis kõige rohkem, aga ta on praegu, Starbucks on ka kõige viimasel kohal, et see oli selline. Et see Fredsa on väga mõnus. Kui me ei eksi, see minu mõttes Fredsa peaks olema Pauli. Ongi, kas seal ei ole peal? Ma hetkel... Kas seal ei... Ma ei näinud praegu. Ei ole. Issand, aga minu arust ka on. No, igatahes... Sorry, ma võtsin ära. Kui ei ole Paulik, siis igatahes Paulikil on väga hästi tehtud siuke, et automaatselt vaatad, see on ju see Paulik. Minu arust on see, sest kas ei olnud mingitel pakenditel see peal? Minu mõist ka. Ja. Nii, järgmine, see viimane oli väga tore üllatus. Nii, meil on kokku 6 ehk siis eelviimane. Jälle lõhn on teissugune. Noh, see on ju... See on niisugune vesi. Jah, see on ma ei teagi, et kui see eelmine kohv oli see, kus see koristaja on nagu lõppu ära jõud, siis see oli üleelmine. Starbucksi oma oli lõppu. Starbucksil oli siis siin on see, et siia nõudepesi ja pani natuke vett ka hulka ja siis alles võeti lonksu. Ma ei tea, miks ma seda proovin, sest siin täiesti mõttetu. See on isegi see Starbucksist talve. See on viimane. Nii, vaatan, ma siis vaatan. See on Jimmy's. Okei, see on sellises purgis, ütle, mis nüüd on, mul ei tule sõnad enam, see kohv läheb, noh. Kas mõtleb plekki või? Just. Ma mõtlesin, et siin on mingi raskem küsimus. Ei. Nii, ja siin on kirjas töötamata Demerara suhkur, aga ta on, oota, las ma mõtlen, see suhkrut, siin on klepsu alla see. Kuule, ma jäin enda B ära, ma mõtlen sinu eest lanksu. Jaa, palun. 4,9 on seda, aga selles mõttes see on selline... Sa said gaasiga vetta? Ma võtsin endale, seal saab valida. Mul oli mingi tavaline. No valitud. Alright. Okei, jällegi, teame, kes on boss. Tavai, teeme viimase. Järgmine. Selle on nagu pähklise maitsega. Natuke. Ei ole üldse halb. Jah, ta ei ole kõige parem, aga... Ei ole kõik, aga ta ei ole selles mõttes see lõpu, mis meil siin lõpus on, Jimmy's ja siis Starbucksi. Jaa, sellest ta kindlasti on parem. Aga ta ei ole ka nüüd nii magus, kui oli see esimene proovitud kodimaista äkki. Või, ma ei tea, oota. No, nüüd läheb juba back to back maitsmiseks. Ma ei tea nüüd ma ei oska, mis me sellele paneksime. No see esimene oli kindlalt nagu kõige parem arust. Seal ei ole isegi küsimust. Kuhu panen? Sina oled saatekülaline, ma annan siis sulle ka lõpuks sõna. No 2 viimast ta ei ole. Tead, mulle ikkagi see kodimaista meeldib natuke rohkem. Okei, paneme kodimaista järgi. Sest minu jaoks on ta natuke võib-olla mitte piimane, vaid nagu koorene. Koorene, jah. Aga siin ei löö seda karamelli maitset nii palju. Minu pähkne maitse tuleb. On ju. Aga... Nii, ja see viimane on meil siis üllatus, Löfbergsi oma. Siin on peal soolakaramell. Siin on soolakaramell ja tead, ma vaatan korra seda suhkrusisaldust, sest mulle tundus, et seda oleks nagu siin vähem, aga võib-olla see lõpp on... 9,3. Tundus vähem, aga näed. Mis see siis on? Piim on siin nii palju, et see suhkur ei löö siin nii palju välja või? Ma arvan, et see ongi see võib-olla see kooresus, et see sööb ära seda. Ühesõnaga, selle me panime siis 4. kohale. Nii, ja siis paremusjärjestus on selline. Ma alustan kõige tagant. On Jimmy's ja see maksab 2,28. Ja siin on siis, oli kõige vähem suhkrut ja siis... Kõige vähem maitset ja ühesõnaga see ei kõik oli vähe. Jah, kõik oli vähe. Nii, siis eelviimasel kohal ehk 5. kohale jõudis Starbucksi karamelli jääkohv ja see maksab 2,88. Nii, siis 4. kohal on Löfbergs, mille hind on 2,99, kus juurest on kõige kallim. 3. kohale jõudis siis kodimaista, mis on 1,45 ehk kõige odavam.
nii, nii. Ei, ma mõtlen, et selle raha eest oli nagu oli küll. Just, olen nõus. Teisele kohale jõudis siis Segafredo ja see maksis 2,49 ja esimesel kohal on Fretsa ja 2,09 ja tõesti oli hea. Ja 2 esimest olid tegelikult väga head ja 3. ei olnud ka väga viga. No 3 on lihtsalt see, et sa saad nagu Löfbergsi raha eest saad 2 seda aitat, et see on jälle siuke budget friendly. Täpselt. Villu, aga suured tänud, et sa tulid. Ma tean, et sul on väga palju toimetusi ja et sa leidsid suvisel ajal siia tulla. Ma arvan, et paljud kuulajad said väga palju inspiratsiooni ja infot Soome toidukohtade kohta ka. Ja armas kuulaja, aitäh, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et see saade andis sulle uusi ideid ja inspiratsiooni. Suured tänud meie sponsoritele, Electroluxile ja Lidlile. Kohtume järgmises episoodis.